tere, ma näitan sulle, kuidas ChatGPT abiga teha sihukest huvitavat asja, näiteks hinnakalkulaator. Või see võib ükskõik mis asi olla tegelikult omale veebisaidile. Ükskõik, ta teeb kõike sulle. Aga kuna neid näiteid on nii palju, mida võib teha, siis ma arvan, et kõige sihukene praktilisem, huvitavam näide, millega võiks demonstreerida tema seda võimekust ongi hinnakalkulaator, sest pead hinnapakkumist küsima, kas sa teed seda, ma ei usu. Väga paljud ei viitsi, on ju, et vaata, kui mugav oleks, kui sul on kohe kalkulaator ees, et ahah, ma tahan seda, ma tahan 10 sihukest, 20 sihukest, ahah, nii kallis, okei, väga hea. Saab kohe teada, palju see maksab. Sa ei pea aega raiskama hinnapakkumiste küsimistele, mingi mitusada veebisaiti üle kontrollima, kõikidele emaili saatma, ootama veel mitu päeva. No, need ongi, kuidas tema, selle tegelasega siin niisugust asja teha. Sest sa ei pea programmeerimist oskama, ütlen sulle. Sa ei pea. Mina näiteks ei oska, aga vaata, ma sain tehtud. Vaata, töötab nagu tahan, isegi telefonist võib vaadata tahvlist igalt poolt. Ja seda saab pärast WordPress saidile ka panna, et praegu see, mis ma näitan, ta ei ole WordPress saidil veel. Kuigi ma panin teda ka, näitan siin ka. Et siin ta nüüd muutis fonti vastavalt, mis mul siin saidil on, et ma pärast näitan sulle, kuidas siia panna ka omale saidile. Et see on minu mingi testsait, nagu näed, ta ei ole minu päris sait, et ma siin lihtsalt, ta näeb katastroofini välja, sest ma katsetan lihtsalt suvalisi asja sinna. Ta panin selle ka siia. Töötab siin ka, nii et ma näitan sulle, kuidas seda ka teha. Okei, aga enne. Kui me üldse siin seda tegema hakkame, seletan sulle, kuidas see üldse tekib siia, millest ta tekib üldse. Sest tegelikult sa saad seda ka siin ChatGPT tasuta plaaniga teha, aga siis ma lihtsalt hoiatan, et võib sihukene naljakas olla. Ei pruugi sinu sõna väga kuulata, lihtsalt. Aga mina kasutan siis 4O, sest ta on kiirem kui GPT-4. Mis on see? Aga ta võib-olla ei ole nii hea nagu GPT-4, aga ta on kiirem. Ta teeb, mis mul vaja on ikkagi nii, et teeme temaga. No mina teen temaga, et sa võid teha selle tasuta plaaniga, kui sul ei ole tasulist. Hullu pole, aga lihtsalt, et sa teaksid, et võib siin natukene loonitada sinuga, aga sihukesi kergemaid asju ta peaks tegema küll. Nii, mis sul siis veel on vaja? Et üks asi on ChatGPT või mingi muu sihukene tegelane, kellega saad jutustada. Siis teine asi, ma soovitan sul laadida alles sihukest asja nagu Visual Studio Code. Visual Studio Code, sihukene programm. Laed Windowsile alla ilusti, ma laen ka sinuga, vaata, mis ta siin küsib. Kuidas seda laadida? Tegelikult midagi keeras polegi, lihtsalt Windowsi peal on ju, või mis sul on. Sest vaata, need koodid, mis see ChatGPT annab, meil on vaja kuskile neid säilitada ka, et me saaksime näha neid, kuidas ta välja näeb. Saame omale arvutisse salvestada, ta oleks olemas kogu aeg. Sest tegelikult meil on 3 sorti asju, ma räägin sulle, miks 3, see ei ole programmeerimise keel, need 2 ülejäänud, et 1 ainult nendest on programmeerimise keel, räägin, mis need 12 on. Ahah, mul juba töötab, paneme kinni siis, nii. Okei, accept, next. Kui tahad, et töölauale ka tuleb, okei, install, kõik. Nii, olemas. Finish ja nüüd ta peaks ise avanema, tuli lahti väga hea. Nii, oleme siin nüüd. Panen kõik kinni. Nii, sinul peaks siis sihuke vaade tüüpama. Mis edasi? Nüüd edasi, ma korraks hüppan oma selle kalkulaatori faili sisse, et näidata sulle, mis seal sees üldse on, et mis hakkab nüüd sinul ka sealt tulema. Praegu ära veel midagi teesin, kõik on hästi. Nii, ma avasin oma kalkulaatori failid, 3 tükki. Et jah, sa näed, siin on õudselt palju. Et kõik see on lihtsalt see väike kalkulaator seal ja õudukas jah, võib-olla muud ära, aga ära muret, sa ei pea sellest aru saama. Aga no mõned asjad ikka sulle ütlen, et sa lihtsalt saad aru, see toimub ikka vähemalt, aga sa ei pea seda teadma peast või midagi iganes, et kõik on hästi. Nii, hakkame seletama. Ma näitan sulle, kuidas see üldse sündis siin, et kuidas ta andis mulle need failid üldse. Nii. Ma lihtsalt avasin uue chati temaga, ütlesin talle, et vaata seda hinnakirja, see hinnakiri siin, jah, see hinnakiri, jah, ma lihtsalt kopeerisin selle info kõik niimoodi. Ütlesin talle, et vaata seda ja tee mulle saidile üks ilus, modernne kalkulaator, millega saaks arvutada neid asju, kui inimene tahab teada, palju tal maksma läheks, kui selle kalkulaatori vaadata, ja et ta saaks neid asju ka liita ja eemaldada soovi korral.
nii, ja siis ma ütlesin talle, et tee mulle CSS, HTML ja JavaScript selleks. 3 asja ma ütlesin talle igaks juhuks ette ära, et ma tahan nendega. Meil on ainult neid 3 vaja. Nii. Ja nüüd kogu see info, mis ma kopeerisin, ma panin selle märgiga, et aha, vot siit alates hakkab see info, et tõeliselt saab aru. Ei ole vahe, et mis märgiga sa paned. Ei pole panema, ma olen ise harjunud. Et ta saaks aru, et vot siit alates tuleb see info, et okei, paneme selle info sinna siis juurde. Nii. Esimene asi, HTML, ja ma nüüd ütlen sulle, mis asi see on. HTML on kirjad öeldes nagu skelet siis. Struktuur. Kuhu sisse üldse kõik see info läheb. Kuidas see välja hakkab nägema. Ja seepärast ongi siuke kõige lühendavased, sest ta lihtsalt määrad, et kus on mis. Et siin ongi kõik see sisu. Nüüd edasi. CSS. See asi. Mis see on? See on nüüd selleks, et seda struktuuri ilusaks teha, et ta näekski siis siuke normaalne välja, sest vaata, kui ma võtan selle ära praegu. Võta, ma teen katki korraks. Panen näiteks number 2 siia korraks. Ma teen katki. Vaata, mis nüüd juhtub. Näe, nüüd ta näeb siuke välja. No, mis nüüd juhtus? Õudukas. Vaat, et kui ma seda visuaali panen, siis ta näebki siuke välja, et lihtsalt struktuur. Et HTML on nagu skelet, siis jätab meede. CS on nagu, sa paned juba mingid liigeseid, lihaseid asju juba sinna juurde võtta oma skeletile. Et ma võtaks selle 2 ära, teen katki peale. Nii, vähem tagasi nagu ta oli. Okei, ilus. Nii, ja mis asi see 3. asi on siin? Kirjime nii, mis asi JavaScript on? Vot see ongi nüüd programmeerimise keel, vot selle löödaks programmeerimise keel. Et need eelnevad ei ole programmeerimise keeled. Ja, et selle nimi mingi hypertext markup language üldse, et see ei ole, ja hyperteksti märgistuskeel, et see ei ole üldse programmeerimisega seoses. Et seda mitte segi ajada, CS ka ei ole. Ja, märgistuskeel on selle nimetus. Aga JavaScript juba on, et see on siis veebi arenduse programmeerimise keel juba. Et JavaScript on meil selleks vaja, et see teeks ka üldse, et ei ole niisama mingi ilus asi, et vaata, et ma näiteks panengi lisa JavaScripti abiga, ta nüüd lisab siia ja nüüd näiteks ma panengi see 10 JavaScripti abiga, ta juba teeb mingi matemaatilisi arvutusi ka, näiteks tuli siia, siis ta arvutab veel käibemaksu, vajadus on seda kustutada kõik, et siin on mingid funktsioonid sees nüüd tänu sellele JavaScriptile, et see on kõik, mis sa pead teama aru saama, et ja nüüd järgmisena teeme mingit kergemat kalkulaatori. Ma lihtsalt ütlen talle 0-st, et tee mulle mingi matemaatika kalkulaatorit, näiteks siukene. Nii, nüüd ma kustutan kõik ära siit, ma alustan tühjad lehed nagu sina. Kasutame kohe tema abi. Nii, ma ütlen talle lihtsalt, tee mulle suvaline matemaatika kalkulaator. Et ma ütlen igaks juhuks talle juurde, et ta neid asju annaks mulle. Ta vahepeal pole ei pruugi anda. Nii, miks ma nagu soome keeltaks rääkima? Okei, pole vahet, sest meil on põhiline, et ta seda siin annaks meile. Nii, väga hea, kõik tuleb väga ilusti olemas. Okei, sina vast ei saa mitte midagi aru, mis ta siin andis, aga ma kohe näitan sulle, kuidas see töötab. Tere veel muretse. Esimene asi, võtame selle HTML-i, vaata siin väga hea, et sa kopeeri kood lihtsalt vahetada. Nii, nüüd sa tuled siia Visual Studio Code'is, kuhu sa paned seda. Kuidas ta siis nüüd siin panna? Tee hiirega parem klikk, siis pane new text file, kui sa võid siit failis ka tegelikult võtta. Või parem klikk ükskõik kuhu, nii uus teksti fail. Ja nüüd me valime mingi keelt, language, ja nüüd see üles kirjutame HTML. Nii, ainult üks valik, okei, võtame selle. Nii, ja nüüd sa kopeerid selle koodi, mis see andis sulle kopeeritud on ju. Ja kuidas mina kopeerin, ma panen see Ctrl-V klaviatuuril, või see võib parem klikk teha ja panna paste ka. Vahet pole, et lihtsalt kui sa hakkad siin nende, möll on väga hea, kui sa kostad neid kiiri klahve, on ju. Nüüd me peame teda salvestama ka, et ta meil arvutisse jääks. Paneme siis failist save as. Miks save as? Ma tahan talle mingit teist nime panna. Pane mingit talle, panen kalkulaatorit sealt. Nii, olemas. Ja nüüd need failid, mis sa siin teed, HTML, CS, JavaScript, väga hea, kui sa paneksid nad ühte kausta. Et nad oleksid ühes kohas sul. Pärast sa kaotad ära kuskil, siis ta läheb katki sul. Nii et tee mingi suvaline kaust endal praegu töölauda. Mina tegin praegu lihtsalt kalkulaatori nimega ja ma lükkan selles sama HTML faili sisse. Nii, ta on siin. Vahet pole, mis sul ei pea olema see sümbol nagu minul, see on lihtsalt mis brauserit ma kasutan millegi pärast siukene by default, mis mul on kõige siukene.
millegi ta automaatselt avab, ma ei tea, miks ta sellega, ma ise ei kasuta seda Microsoft Edge'i, aga okei. Nii, nüüd teine asi, meil on vaja seda visuaalset asja ka siia juurde panna, et seal mingit oota, ma näitan sulle, kuidas see praegu välja näeb. Kui ma seda ei paneks, nii vajutan peale, näitab siuke välja, no mis asi see on? Ei saa aru, et see kalkulaator on, nii et me peame seda CS-iga panema juurde. Selleks, mida mina teen, ma vaata see riba siin on ju. Ma panen ükskõik kuhu, parem klikk jälle. Teen jälle uue tekstifaili, võetan jälle select language ja nüüd kirjutame siia CSS, nii, võt see siin jah. Ja nüüd jälle Ctrl-V-ga kopeerin selle CSS koodi siia. Boom, olemas. Jälle salvestame seda, save as, nii, ja nüüd sa ei saa siia väga suvalist nime panna, sest vaata, nüüd ma natuke sulle seletan, et kui sa siia HTML failile tuled praegu, jah, siia, sa näed, siin on mingi link, rel, style, CSS, et sõltub, mis sa siia paned praegu. Näiteks tema andis mulle style'i, et see võikski hetke style'iks, et jah, kas ta muutub keeruliseks. Ma pani see style on ju, siis paneme siia ka täpselt sama nime, mis ta sinna pani, sest need peavad omavahel lingitud olema, muidu ta ei oska vaadata. See juba mul on olemas, okei, sinul vast ei ole, et sul ei tule see. Aga kui sa teed siin veel siukse asju, sulle niimoodi ütleme, siis vaata, et sa salvestad teda sinna kausta, mida sa tegid, et siis ta ei hakka loolitama, sest seal kaustas ei ole midagi sama imelist, okei? Nii, style, paneme ta sinna. Et vaata, et see nimi siin peab olema sama nimi, mis siin, et see HTML saab aru, et aha, sa tahad seda visuaali siit vaadata. Ja nüüd ta mul siin kaustas ka, okei? Nüüd kolmas JavaScript funktsioon ka, anname talle seda ka juurde. Nii, kopeerime siis sellega siit. Vaata vahepeal, kuidas see välja näeb, kui ma refresh panen. Nii, boom, kalkulaator midagi tuli siin juba. Näed sa. Aga ta ei tööta, tal ei ole funktsiooni, näed, ta on lihtsalt ilus, siukene tavaline. Aga ta ei tee mitte midagi. Nii, et selleks on veel vaja funktsiooni ka juurde panna. Siis jälle, see on üleval, new text file, paneme uuesti jälle language. Nüüd kirjutame siia JavaScript, see siin, jah? Boom. Kopeerime ta siia, olemas. Ja nüüd, mis nime me temale paneme? Tuleme korraks siia, kus on HTML jälle, vaata, siin all on jälle. Ta on lingitud sellega. Script nimega. Tegelikult sa võid neid nimesid muuta, aga lihtsalt kui sa hakkad sellele ChatGPT-le pärast neid uuesti andma, et vaata, palun minu seda koodi, muuda midagi, siis ta võib-olla paneb selle sama skriptiga sulle, et ta paneb siin mitte sinu soovitud nime, paneb mingi teise nime ja pärast sul see ei töötavad sulle, sa ei saa aru, miks teed, okei. Et kergemaks asja teha, paneme lihtsalt sama nime talle jälle. Save as, script. Kustutame selle jama ära, script. Ja ma salvestan ta sinna kausta, mida ma tegin, otsin kausta üles. Nii, kalkulaator, save. Olemas. 3 koodi on olemas. Nüüd paneme refresh sellele jälle. Ja nüüd järsku peaks töötama, näe, nüüd tulevad numbrid vähemalt. Sellega saab kustutada, sellega saab nüüd üksikult kustutada, okei, paneme 2 + 2. Võrdub 4, lahe. Me teame, miks ta selle augu siia pani. See on nüüd sellepärast, et ma vaata, tal üldse ei seletanud, mida ma tahan. Et sellepärast juhtubki nii, et sa pead talle väga teadlikult. Aga sa alguses ei tea, mida öelda, pole hullu, et sa võidki niimoodi proovida kergelt teha ja siis pärast ma näitan sulle, kuidas saab mingid muudatusi teha veel temaga, et näiteks sa leiadki, et sulle ei meeldi, kuidas see välja näeb, et kuidas talle nüüd seletada, mida muuta siin. Ja nüüd sul on see kaust olemas, et näiteks sa paned, oletame, et sa paned kinni selle, ma ei tea miks. Tahad seda uuesti avada, siis sa lähedki siia, kus ta sul on ja näiteks vajutadki selle peale HTML-i peale, nii, tagasi. Saad jälle testida. Ma arvan, et nüüd on arusaadav, et ohoh, okei, saab küll teha tema üks siukese huvitavaid asju, et mis edasi nüüd? Nüüd ma näitan sulle veel ühte väikest triiki, enne kui me teeme päris kalkulaatorit siukest. Kuidas vajadusel mingid asju muuta, näiteks ta ei pannud mulle algselt kollast värvi, seda ma panin ise juba. Et ma näitan sulle, kuidas neid asjandusi, et kui sa paned parem klikk selle objekti peal, mida sa muuta tahad, näiteks no, jah, nüüd paneme inspekti peale. Et me saame nüüd seda siit ka vaadata, et vaata, kui see hiire korra läheb peale kuskile, ta näitab sulle, mis on selle tasub. Ja siis sa vajutad peale. Ja sa näed siin CSS koode, mis on siin. Et kui sa siit vaatad, sa võib-olla ei saa aru, mis, aga vaata siit sa saad aru, sest ta näitab sulle, et aha, see on see siin. Ja siis sa saad selle peale vajutada.
lähevad vaadata. Ja siit sa saad vaata muuta ka, aga siin on see asi, et kui sa siin muudad, ta ei salvesta, et see on lihtsalt, et sa saad niimoodi kiirelt vaadata. Et kui sa siin midagi muudad ja sulle meeldib see muutus, sa vaatad, kus see on, button on ja sa tuled siia. Ja nüüd, kuidas siit, oletame, sul on mingi 200 rida, nagu mul juhtus eelne. Sa ei leia siit üles, siis üks trikk, kuidas sa leiad, on, kui sa paned jälle klaviatuuril Ctrl F, vaata, nüüd tuli siukene asi siin. Et selleks saad hästi kiirelt otsida asju, et näiteks ongi button, et kus button asub, kirjutad button, nii, siin on 4 valikut. Nüüd ta markeerib ka vaata need ära, et siin on need nupud, väga hea, leidsin üles. Et see on sama asi, mis siin on ja. Näiteks sa võib-olla teistest asjadest ei saa väga aru, mis need on, aga üks asi, mille sa võiks aru saada, background colorata, taustavärv. Et kui sa võtad siia peale, boom, saad värvi muuta. Väga lahe, eks ole. Ja saad siia värvikoodiga panna. Sa leiad siit näiteks oma lemmikvärvid, jätab nii. Ja nüüd see värv, mis siin tuli, sa kopeerita. Ma kopeerin Ctrl C-ga, aga sa võid ka niimoodi parem klikk teha, kopi. Nii, nüüd sa tuled siia. Vaatad, kus see button on. Siin. Sama asi on ja. Ja muudad siin ka ära selleks, mis sa sealt võtsid. Paned selle siia ka nüüd. Ctrl V-ga, nii. Salvestad ka ikka, eks ole, Ctrl S-iga, nii, nüüd on salvestatud. Et vaata, teeb praegu refreshi, nii, nüüd ta jäi samasuguseks. Nüüd ta teeb niimoodi, et sõltub, kuhu sa vajutad, ta läheb selleks värviks, et kuidas seda muuta. Et siit ei näita, on ju. Et kus see on, aga kui me tuleme korraks siia, siin me näeme, et vaata, hover ja active. Hover tähendab, et kui sa lihtsalt lähed hiirega peale, vaata. Näe, et ma ei vajuta isegi, aga ma lähen hiirega peale. Et see tähendabki seda. Et hover on siin, et mis juhtub, kui sa hiirega peale lähed. Näiteks oletame, et ta läheb siukseks värviks. No, salvestame, vaatame korraks. Näe, lähen hiirega peale punaseks. Ja active tähendab seda, kui sa vajutad peale, et sa vajutadki peale, mis värviks ta jääb siis. Paneme, et tuleb väga tume punaseks. Nii, vaatame. Nii, hiirega liigun ja vajutan, näed sa. Saan nüüd siukesi trikke teha. Ja kuidas näiteks suurusi muuta? Vaatame jälle siit siis. See padding on näiteks. Muudame siin näiteks lihtsalt huvi pärast. Panen 10. Mis juhtub? Muutus siukseks. Okei. Panen 5 hoopis äkki. 5. Nii, just niimoodi. Ja vaata, kui sulle meeldib see tulemus, siis lähed siia ka, otsid üles, kus see padding on, paned siia ka 5 näiteks. Et sa oled niimoodi siin. Font size. No see on see fondi suurus ja näiteks võtan selle 5 ära siit. Väikseks. Panen 2 siia. Läheb suureks. See on vist fondi värv, jah? On jah? Okei. Ja kui sulle ei meeldi see, mis sa tegid siin, vaata, sa saad vaadata Ctrl seti peale. Set, eks ole, vaidad nende nuppude peale. Siis ta võtab tagasi selle, mis sa just tegid siin. Ja teisteks saad ka niimoodi mängida, et vaata, sa midagi muudad korraks, sa näed, mis ta muutis, see on mingi udu siin. Saad niimoodi. Aga teeme nüüd selle kalkulaatori, siis ma näitan sulle, kuidas ma tegin seda. Ma hakkan kohe siin samas tegema, ma ei hakka uut tegema, aga kui sa tahad salvestada oma seda tulemust, vaata, et sa siia ei tee seda kõike, et mis ma soovitan teha lihtsalt. Ma soovitan kõik selle kinni, panen otsast peale alustada lihtsalt. Et sa ei hakka, sa võid kohe siin samas ka vahepoole, kui sa kalkulaatorit ei taha endale. Ja ma teen temaga nüüd otsast peale seda sama, mis ma selle hinnakalkulaatoriga tegin, et ma ütlen, et ma tahan hinnakalkulaatorit ja annan selle info talle. Kopeerime seda. Nii. Ma ütlen talle lihtsalt, ma tahan hinnakalkulaatorit omale saidile, et tee mulle kasutaja mugav hinnakalkulaator, mis oleks responsive. Vot see on üks sõna, mida ma soovitaks sulle meeldijata kasutada, sest mida see tähendab? Responsive tähendabki nüüd seda, et kui ma teen praegu inspekti, et sa saad seda niimoodi kontrollida, kui sa teed inspekti, vaata siin üleval, responsive peale paned, siis vaata, saad seda niimoodi liigutada, vaadata, kuidas ta näeks välja igast suurusest, vaata siin näitab suurused ka. Et responsive ongi, et vaata, et mida väiksemaks sa lähed, ikkagi tuleb sinuga ilusti kaasa, et ta näeb ikka mugav välja. Et see ongi responsive, kui sa ei pane seda, siis ta jätabki põhimõtteliselt siukeseks ennast. Ja siis, kui sa oled sisse poole, ta näeb telefoni sõudukas välja lihtsalt. Sa ei taha, et ta ei teeks, et sa pead talle ütlema, et pane responsive ikka on ja. Et ta on sulle vastava selle CSS, selle need jupid sulle. Ütlen talle juurde, et see vajaks võimalikult vähe klikke seda kasutada ja et see ei veniks ka. Ja nüüd annan talle info, mis info mul on üldse, et selle alusel teeks mulle nüüd hinnakalkulaatori. Ja väga hea, ta seletab ka siin ise, mida ta tegema hakkab. Responsive design ja vähe klikke, väga hea. Reaalajas. Dünaamiline ka.
jätta meelde, et sa saad järelvastused ka anda, et oletame, et sa ei ole rahul, mis ta tegi, ütledki talle, et ei, ma ei taha seda, ma tahan selle asemel oleks mingi X asi hoopis. nüüd sa paned tähele, et vaata, ma ei öelnud talle, et anna mulle HTML, CS ja JavaScript on ju, et ta pani kõik kokku millegi pärast, mis on halb, ma ei taha seda. ütleme talle uuesti, et ma tahan eraldi neid ikka, jah. vaata, et sul eraldi annab ikka, on ju. ja vaata, mida keerulisemaks see siin läheb, mida rohkem sa temaga siin suhtled, sa pead meeldega jätma, et ta ei jäta igavesti meelde, mis sa siin ju lobist, et ta hakkab mingi hetk unustama, et mis siis teha, kui ta unustab järsku, et ta hakkab sul mingit lolli infot hoopis andma. ja siis üks asi, mis mulle meeldib teha, et mida ma temaga olen juba teinud, on ju, ma kopeerin kõik seda, mis ta on mulle andnud ja ma ütlen talle, et põhimõtteliselt annan talle need samad koodid uuesti temale, loobin talle tagasi põhimõtteliselt, ütlen talle, et vaata neid, et muudame seda palun. ja siis ta näeb neid ja ta nagu, ahah, et me vaata jätkasime sealt, et ma meenutan talle põhimõtteliselt, kust me poole jäime. nii. nüüd tuli uus kood siia. nüüd ta pani hoopis siia vaata styles. aga siin ei ole style, ma pean seda ka nüüd muutma. Styles, selle nimi nüüd hoopis. okei. et mingi konflikt ei tekiks. nii, CSS jälle. paneme siis siia. salvestame. JavaScript jälle. okei. vaatame, mis ta tegi siis. ahah, vaata, siin on ka scripts pani midagi pärast nimeks. et need ikkagi võiks üle vaata, et oleks samad nimed, et vaata, siin ei ole nüüd. siis ma pean ta salvestama uuesti. salvestame kõik need üle. Ctrl S-iga, nii. okei, nii. nüüd ta tegi üldse teistmoodi. vaata, huvitavat. vaata, see on halb, ma saan ainult ühte asja valida. oletame, et sa paned millegi pärast kinni vahepeal omal need koodiupid siin. kuidas need siis avada uuesti? Open with Visual Studio Code, et teeme selles programmis lahti uuesti. nii. noh, ava, palun. ta annab siin ka. nii, nüüd on kõik avatud jälle. ja nüüd, kuidas ma saan kohe siit ka vaadata, et kui ma panen parem klikk selle HTML-i peale, vaata. Reveal in File Explorer. hoidime selle peale, nii, oleme tagasi. Siuke välja näeb praegu. mis minule ei meeldib, see ei ole mugav. et kuidas seda muuta nüüd siis? et oleta, minul on visioon ees, kuidas see võiks välja näha juba, ma tean. siis ma seletangi talle, et nii, ma täpsustan talle nüüd infot, et ma nägin, kuidas ta tegi, oletame, et mulle ei meeldinud, kuidas ta tegi, nüüd ma tean, kuidas ma tahan, on ju. ma ütlengi talle, et tee uuesti ja tee nüüd niimoodi, et ja nüüd ma seletan, kuidas see võiks olla. pealkirja võiks olla X, pane nüüd kõik teenused ja rivvi üksteise alla, ma tahan, et iga teenuse ees oleks lisa. võib võetud nupp. ja teenuste alla pane kogu maksumus ja pane ka võimalus näha käibemaksuga hinda. ja siis pane veel võimalus kustutada kõik valitud teenust ühe klikiga. see siin ja vajutad siia, kõik kaob. ja ma tahan kõik need teenused, mida inimene valib, oleksid ka eraldi nagu kustutavad. ma saan neid kustutada pärast. ja panna pluss või miinus ja vaata, mis ta nüüd teeb. aga vaata, kui sa ei oska talle seletada niimoodi, nagu mina tegin praegu, et sul ei olegi üldse mingit kujutust, kuidas teha, siis jah, üks asi, mis sa teedki, sa annad talle info ja vaatab, mis tema teeks sinu infoga. ja siis, kui sa näed tema tulemust, näiteks, mis ta mulle siin tegi, seda, ja sa leiad, et mis asi see on, ma ei taha seda. siis vaata, sa juba näed, kuidas ta tegi ja sul tulevad juba endal ka mõtted, et kuidas seda paremaks teha. ja sa oskad talle juba seletada, et võta see mingi sisestatud vundamendi pindala ära siit üldse ja pane selle asja mingi X asi hoopis ja palun näita kõiki neid kategooriaid koos ja niimoodi oskad juba seletada, et kuidas mingeid muudatusi teha. nii, paneme siia ka. Näeb hakkab pikemaks minema ja mida rohkem sa siin muudad, seda keerulisemaks ta alati läheb. Mida keerulisemaks ta läheb, seda rohkem tuleb lollitama hakata, et praegu on okei, kui sul juba hakkavad siin näiteks rida 250, siis tuleb juba natukene unustada asju, et siis on väga hea, kui sa võtad selle sama koodi ja viskad talle selle näkku uuesti, ütled, et vaata seda palun, muuda seda ikka. nii, uued asjad tulid. nüüd ta pani niimoodi, pluss-miinus. mis näeb natukene mitte ilus välja, aga saab pondile pihta, et ahah, ma saan niimoodi siin nüüd muuta. sama funktsioon, mis minu seal, aga ta lihtsalt näeb niisugune inetu välja veel on ju.
mis ma siis saan teile öelda? Üks asi veel, mis ma panin tähele, et ta 2 S ei lisanud. Need siin kokkuleppel, et need asjad võiks ka panna tegelikult. Ütlen talle, et pane need asjad ka ikka juurde. Kuigi jah, need ei saa arvutada, sest tal ei ole siin hinda, aga ta võiks ikka siin olla. No mina tahan, et oleks, sest näiteks ma tahan selle hinnakirja ära võtta, ütles, ma tahangi, et see oleks minu hinnakiri. Siis ta võiks ikka jääda. Ütlen talle siis, pane see ka juurde, aga ära pane lisanuppu, sest siin ei ole mida lisada, on ju. Nii annan selle info talle juurde. Ja mis ma veel tahan ta teeks? Ütlesin, et paneks need asjad ka juurde ja siis mõtlesin, et ta teeks ilusamaks ja paneks nagu kastiks, aga ümartäärtega. Kopeerime siis uuesti. Et nagu ma ütlesin, praegu on veel siuksed kerged, siin ei ole väga pikad, aga kui sul läheb pikemaks, siis oleks hea, kui sa küsid temalt ükshaaval pigem, et anna mulle uuesti CSS, kui sa tahad midagi visuaalselt muuta. Anna mulle uuesti JavaScript, kui sa tahad mingit loogikat panna juurde. Ära ütle talle, et anna 3 korraga vaata, siis ta ei anna sulle nii palju, lihtsalt ta ei saa. Tal ei ole vaata seda mahtu, et saaks sulle korraga hästi palju infot anda. Noh, kui need arvud lähevad juba 200 juurde. Nii, okei, siin ta vist ei muutub midagi, ma ei näinud. Vaatame uuesti, nüüd ta näeb siuke nüüd välja, juba ilusam. Nüüd on see asi ka vaata, et kui hiirega peal lähed, siis ta justkui aktiveerub. See on siin huvitav. Võib-olla mind natuke häirib, et see üks ei ole keskel. Nii, üks asi, mis ma tahaksin nüüd muuta, näiteks mind häirib, et vaat, kui sa siin teenust lisad, ta läheb pikaks, mis ma siis teha saan. Saakski talle öelda, et pane mingi siukene vaata funktsioon, et vaata, ma saan niimoodi kerida nagu see siin. Siis ma ütlen talle, et okei, see vaata see valitud teenused. Ma seletan talle, millest ma räägin üldse. Valitud teenused. Ta saab aru, et vaatame seda siin. Ja ma tahan, et kui tuleb maksimaalselt 3 teenust siia, et siis aktiveerub see kerimise võimalus. Ja vahel ma ütlen sulle veel juurde, et vahepeal ei anna, ta ei pruugi sulle terviklikult nullist koodi anda, eriti kui see pikemaks läheb. Et siis võib sinule vaata veel keeruline, sa ei saa aru, kust mida muuta, mis siis teha. Et sel juhul ütledki talle, et anna mulle 0-st, palun. Et kui sa märkad, ta annab sulle pooliga, et ütled talle, et anna mulle 0-st CSS kood, palun. Annab sulle 0-st. Ja ikka on korras. Oota, ta vist andis JavaScripti ka või? Ei andnud. Okei. Nii, vaata, mis ta nüüd teeb. Nüüd tuli, vahet sa. Ta ei veni väga, aga vaatame, kuidas see telefonist teeb välja, siukene. Kohmakas. Need nupud siin ei ole väga head. Nii, ma ütlen nüüd ausalt, mis mina arvan praegu, et mind väga häirib see pluss ja miinus seal. Et see näeb tahvelist ja telefonist jube välja, et kas ei saaks nagu kuidagi minimaalsemaks teha, palun. Okei, vaatame, mis ta siis ütleb. Tahab, et ma muudaksin nüüd seda struktuuri. Okei, muudame siis. Mitte midagi ei muutnud vist. Aga igaks juhuks võib nüüd ikkagi panna niimoodi. Kui sa ei taha, kui sa ei viitsi üle vaadata, et kas ta üldse muutus midagi. Okei. See ka. Nii, see oleks vist pikemaks, see on väga hea. Jätku. Nii, vaatame. Ta midagi räägib ka, mis ta tegi. Okei. Lisame. Ta võttis ära vist teid üldse. Et siia peab ise kirjutama nüüd. Okei. Võib ka nii. Need parem välja kui need nupud igal juhul. Üks asi veel, mis mind häirib siin. Et vaata, mul on niimoodi tehtud, kui sa vaidad selle peale, siis ta avaneb. Et siis tegelikult vaata nii mahuks, on ju. Kuidas seda vältida ongi, et siukest süsteemi teha. Niimoodi. Et ta avaneb, kui sa vaidad peale. See oli see asjanduse nimi. Tegelikult seda mõtet on, siis ma ise ei mõelnud selle peale, et see oli tema mõte. Et mis ma tegin oligi, et ma andsin need samad koodid talle uuesti. Et tegin niimoodi, et võtsin sellest kinni. Ja ütlesin, et nii, näed sa. Et ma ütlen talle, et vaata minu HTML, CSS ja JavaScript kood. No ma ütlen kõikidele kood lihtsalt, et need 2 inimest ei ole koodid. Ja siis ma ütlen, et teid kasuta mugavamaks ja minimaalsemaks ja anna mulle 0-st tagasi. Uuendada kujul, jah? Okei. Ja nüüd ma viskan talle esiteks HTML-i, siis CSS-i, nii. Ma panen igaks juhuks talle juurde, et vaata, siit hakkab see. Siit hakkab JavaScript. Viskame talle kõik need, nii. Ta vaatab seda ja annab uuendatud kujul tagasi.
kopeerime endale, vaatame, mis juhtub sellega. Okei. Nii. Oih, vales. See ikka. Mis ta tegi? Muutis midagi üldse? Midagi ei muutunud just. Ja mul on tunne, et ta mingid asjad sealt eemaldas vist ära isegi teenust. Kui sa seda tähele paned, siis lihtsalt anname uuesti talle kogu info. Okei, anname uuesti. Võtan selle osa siit ära. Nii. Nüüd ta lisas kõik ilusti tagasi, nagu peab olema. Pani ka pealkirjad. Otsustas niimoodi panna, okei siis. See ole nii. Nüüd on kõik olemas, aga ta on ikkagi nii õudselt vaata pikk on ju, et kuidas ma saaksin ta siis siukeseks. Ma küsin ta vaata ise. Need andis ka nüüd selle mõtte, et võiks olla siuke kokku pakida, võiks siis see akordion asi, mis ma näitasin. Okei, vaatame. Oi, mul on tunne, et ta ei lisanud siia nullist. Vaata, ta nii järsult kustutas, et mis ma siis teen praegu. Ütlen talle, et ütlen igaks juhuks, et anna mulle enne HTML, et muidu ta hakkab siin 3 tükki korraga nullist andma, siis ta ei pruugi kõiki anda mulle. Ta poolikuks vaata. Et ma küsin nüüd igaks juhuks ükshaaval, sest need venivad juba, vaata, ma olen päris pikaks juba läinud siin. Siin veel ei ole, aga on. Et siis võib juba igaks juhuks hakata ükshaaval küsima, mitte niimoodi korraga. Sest vaata, siin ta juba ei olnud nõus andma mulle korraga, et kus ta siin tegi seda trikki korraks. Siin, vaata, ta pani mulle, et lisa ise siia. Aga oletama, et sa ei tea, kuidas panna, siis vaata, ta teeb ise nullist ikka veel. Nüüd annab mulle CS-i ka või? Okei, anna siis kõik. Nüüd teeb siuke välja, näed sa, sama süsteem tegelikult, et vaidab peale, siis avaneb. Minul on ka pandud see, nagu siuke nooleka vaata, et kui vaidab peale, siis see liigub. Siukest asja saab ka teha. Et vaata, pole inimene vaatab, et ta ei saa aru, et ta peab selle peale vajutama, on ju. Et siis oleks väga hea panna seda noolt ka. Okei, ütlen ta lõõrde. Et ma tahaks, et seal oleks mingi ikoonike ka, et ma saan aru ikka, et sinna peab peale vajutama. Nii, ta pani nooled, aga tegelikult võib nii ka olla. Hullu pole. Aga sa pead tähele, et see liigub, tegelikult selle pärast vaata, mul tuleb see scrollingu funktsioon, siis see nagu lükkab seda ekraani väiksemaks. Et nüüd saab selle noolega näiteks mängida, näiteks sulle ei meeldi, et see nool näitab üles, siis saad talle öelda, et vaata, ma teen inspektiga praegu. See on see nool siin. Ja vaata, siin on rotate, et kui ma võetan selle rotate'i peale, ma saan praegu vaadata ise, kuidas ma tahaks seda teeks. Et näiteks ma tahan, et ta näiteks alla ainult siis, kui ta on avatud. By default ehk siis tavaolekus ta näiteks paremale. Saan talle täpselt niimoodi seletada. No by default tähendab, et tavaolekus, ma ei tea, miks ma inglise keeles panin. Nii, väike muudatus. Tegi, nagu ma tahtsin, palun. Nüüd nool näitab paremale, kui vajutan peale, näitab alla, et näe. Aga üks asi, mis mind näiteks häirib, miks ta seda mingit tumedat tausta paneb. Seda ma saan praegu tegelikult ise kord teha, ei pea tema abiga, et tegid inspekt on ja vaatan, kus hall ala on nüüd. Vaatasin head saab niimoodi testida. See või? Mitte see. Pole service items ikkagi, jah? See on jah see, No nii. Siis nüüd ma kopeerin selle siit ja ma otsin üles siit lihtsalt selle Ctrl F-iga, mis ma enne näitasin. Oi, mitte niimoodi. Peame ise kirjutama selected services. See on 4 tükk ainult, leiab üles küll. Nii, see jah. Background item, võtame selle peale. Valgeks salvestame, vaatame nüüd sellel otsa. Kustutas erast väga. Juba ta on sellega sama asja ka, nii et otsime üles, kus see asub. Lihtsalt service, okei. On see või? On jah, okei. Lihtsalt service siis. Service, nii, siin on 7 tükki. Otsime siis, nii, võtsime. Background color valgeks. Super, näed, see juba läheb ilusamaks. Võib-olla sulle meeldib, et ta niimoodi näitab. Aga kui ei meeldi. Minul on vaata tehtud nii, et paned checkboxi peale. Selle nimi on siis checkbox või liinuke, kuidas eesti keeles. Et siis ta näitab selle käibemaksuga. Et seda võib ka öelda talle, et nii, ütlesin talle, et okei, see käibemaksu osa, et kas seda saaks teha nii, et oleks linnukesega, et kui selle linnukese peale vaadata, siis alles ta näitab seda käibemaksu versiooni ja et näiteks kogu maksumust ainult ühes kohast on ja mitte 2 tükki nagu ta siin. Et kui esimest korda temaga siin mängida, siis võib-olla läheb kauem aega, et sa veel aru ei saa, kuidas käib siin, aga kui sa juba teist korda, sul juba läheb kiiremini.
sa oskad juba ise ka vaata paremini talle sõnastada, mida sa tahad, et võib-olla esimest korraga sa ütled talle lihtsalt nii vähe asju, et ta teebki nagu sina ütled talle lihtsalt. Ja siis pärast sul lihtsalt venib see protsess, sest sa lihtsalt andsid talle nii vähe infot ja teebki nagu nii nagu tahtsid. ma arvan, et ta andab mulle jälle seda HTML-i terviklikult, ütlen talle, et anna nullist jälle. nii, nüüd on linnukesega siin. väga hea, aga ma panin tähele, et ta millegipärast venitas seda siin. et tegelikult seda ma saan ise korra teha, ma arvan. kui ma jälle inspektin seda, et number, okei. Ja kus võiks number olla? vahel ma näitan talle pilte ka, kui ma ei oska seletada näiteks väga hästi, siis mul on hea näidata pilti ka juurde, et vaata, et mind häirib, et see on nii lai siin, vaata see osa, kust saab arvu sisestada. Ja miks ta nüüd kandiliste äärtega, eks ma tahan, et ta oleks sama stiilse nagu see nupp näiteks. Okei. Ta nüüd näed, ta ei annab mulle nullist enam seda CSS, tahab, et ma paneksin seda lihtsalt juurde. Teeme siis nii. Kuhu ma paneks seda praegu kuskile? Pole vast lähme siia alla. Siia juurde, nii. Läks ilusamaks. See läks ka siniseks need ääred. Pole pead tähele, et ta võttis tagasi jälle halliks selle tausta vahepeal, sest ma ei andnud talle vaatamiseks seda, et ta ei tea, et ma muutsin, et sellepärast vahepeal, kui sa siin ise midagi muudad, on hea, kui sa annad talle tagasi seda, et vaata, et see on praegu, kuidas see välja näeb. Et ta saab aru, et sa ise ka muutub midagi seal. Näed, see ütleb palju sellise asja ka siia, mis on parem, kui mingi suur pluss või miinus. Aga tegelikult ise üldiselt see kalkulaator juba ju funktsiooni mõttes ta töötab, kõik on hästi, praegu lihtsalt mida me teeme ongi visuaalne pool, et see tuleb kogemusega, et mida rohkem sa seda näpid, seda paremini hakkad aru saama, kuidas sõnastada talle asju. Näiteks mind häirib, et see valitud teenused siin niimoodi üksikult istub praegu, et juba näeb natukene viisakam välja, võib-olla nüüd oli need oli ka kastid ette. mind see udu siin all häirib seda ära võtta, aga kuna see on eraldi kategooriasid, siis võib-olla võib nii ka jätkuva, et see eemalda häirib mind. Et ta ei ole vaata nagu see lisa. Nii, ma küsin tema, et kas see eemalda nupp saab olla samasugune nagu see lisa nupp? No, et ta oleks niisugune sarnane ühtlane, et tegelikult võib-olla parem, kui ta ongi väike siin. Et see lisa oleks ka sama väike, aga praegu mind huvitab, kas ma saan ta samasuguseks tõmmata. Tundub, et ei saa. Või saab, oot, midagi saab. Telefoni. Okei. Tahvelarvutis teen. Vaata, üks trikk veel, mis sa saad teha, et see responsive asi, vaata siin on, saad vaadata, mis seadmest alates ta hakkab muutma ennast. Panengi 599, enter. Okei, panen 600. 601. Ahah, siit muutis. Ja siis näiteks ma saangi öelda talle, et alates 600-st laiusest ma tahan, sa teeksid X asja. Sa ei pea seda niimoodi tegema, aga see on lihtsalt üks väike trikk, mis sa saad siin kah teha. Ja mida sa saad siin eraldi vaadata telefoni seadmeid, kuidas ta näitaks kõikidele inimestele. Kui nagu sa tõesti tahab midagi niisugust ilusat teha, et ei ole kindel, et igast seadmest ikka näitab ilust, on ju. Et ainult arvuti ja mingi tavapärane telefoni suurus, mis ta 310 on. Nii, juba tuleb. Ja mida rohkem sa siin temaga laseta midagi muuta, vaata ta võib mingit olemasolevat infot kaotada, et näiteks ma panin jälle tähele, et see info on jälle kadunud. Et siis üks asi, mida võib teha, et sa enne vaata, kuidas see visuaalselt võiks välja näha ja siis ütle, et no mis infot sinna panna siis lõpuks. Et ta niisugust pulli ei tee. Samas see sõltub, mis selle GPT mudeliga sa teed seda ka. Kui mingi parem mudel, siis ta teeb ikkagi paremini, aga see näiteks siin GPT-O või see 4O ei ole vast kõige parem. Aga vast said pointist aru, kuidas siin niimoodi luua saab, ilma et sa üldse aru saaks, mis ta tegelikult teeb. Et ainult, mis sina teed, ongi, et sa vaatad selle ise otsa ja kommenteerid seda talle, mida ta võiks teha, ja ta teeb seda. Et see ei näe küll välja nagu minul on ju, sest see sõltub, mida sa ise talle seal seletad. Näiteks minul see on ka täitsa seletatud, et tegelikult vaata tegi mulle ka nii, nagu meil praegu seal tuli. Aga ma hakkasin talle seletama asju ümber ja siis ta tuligi niisugune hoopis. Et kui seda täpselt samasugust tulemas sa saad küll, et sa pead lihtsalt seletama, et kustutada kõik nupp võiks olla paremal, seal, kus on kogu maksumus selle kasti sees, see käibemaksu asi võiks ka olla seal kastis, selle all ja niimoodi vaata hästi täpselt pead seletama. Selle järgi ta siis teeb. Aga muidu, ma arvan, see kalkulaator on visuaalselt varjud ära võtta see hall kast ja võtan talle, et poleks seal kogu info tagasi ja tegelikult on olemas.
juba ammu, aga lihtsalt näitan sulle, kuidas see visuaalne muutmine siin käib. Ma lihtsalt natukene siin kaunistan teda ja siis paneme WordPressi saidile ka üles, näitab ka. Ma ei hakka siin nii detailselt tegema, et see on juba, saad ise vaadata. Selleks, et siin aega kokku hoida, ma juba lähen edasi, et tuleme siis oma saidile nüüd, kuhu me tahame teda panna. WordPressi. Ja tegelikult siin on hästi palju erinevaid võtteid, kuidas seda üldse lõpuks saidile saab, aga kõige kergem, et näitan sulle ühe plugini abiga, et tegelikult neid plugini on mitu, vaata, et sa põhimõtteliselt laedki mingi plugini talle, kuhu sa neid koodi panna üldse. Ja siis ta annab sulle shortcode'i, ehk siis lühikood. Mingi siukse kujuga, et siit tuleb mingi suvanarv. Ja siis selle lühikoodi sa kopeerid saidile, niimoodi. Ja siis see on sul olemas, niimoodi, näed sa. Võib-olla see lühikood sa oled võib-olla juba näinud, kui sa WordPressi kasutad. Ta on täitsa olemas siin, kui sa otsid siin shortcode või lühikood. Et see on täitsa WordPressi oma siin element. Saab niimoodi isestada neid siia. Aga mina kasutan siis siukest pluginat nagu VP Coder. Seda saab siis, ta on plugin, et lisame uue plugini. Nii, teeme üles. Tegelikult neid, kui sa pead lihtsalt code, sa näed, see on hästi palju neid. Sa võid kõiki katsetada, vaadata, mis sulle meeldib. Aga ma millegipärast, ma ei tea, miks, aga ma tahan seda. Kui ma kirjutan lihtsalt code, vaata, ta annab sulle hästi palju siin tegelikult. See on üks populaarsemaid, aga ma ei tea, minult ta millegipärast ei töötanud, siis ma seda lihtsalt ei pannud. See ka ei töötanud. Kuigi näed, need on väga populaarsed on ja et sa võid neid katsetada, äkki sinul töötab, minul ei töötanud igatahes. Mina kasutan VP Coderit, sest tegelikult nendel vahet pole, kuidas teed põhiliselt sa saad neid HTML, CS ja JavaScript lihtsalt neid siia sisse panna valmis. Ja ta annaks sul mingit lühikoodi selle aluselt. Mina igatahes laadsin talle ja otsime siis ta siin üles, siis mul on väga palju ei ole väga palju plugineid. VP Coder siin. Mul on tegelikult siin juba üks sisestatud, aga paneme ta kinni korraks. Panen uue siia. Add new. Ja näed, siin on need 3 tükki vaja lihtsalt panna. Ja siis mingi nimi ka siia nende jaoks, et sa segi aja. Peerime need siit. Siia. Olemas. CSS. Kopeerime ka endale. Olemas. Ja JavaScript ka. Boom. Salvestame. Ja nüüd sa pead tähele, et andis siin mingit sükest koodi. Vaat see ongi see lühikood, mis meil on vaja. Ja kopeerib, kui sa lihtsalt siia ka ütled. Kopeerita endale ja tuled siia. WordPressi, kuhu sa tahad teda panna nüüd omal lehekesele. Ma teen mingi uue selle veeru siia. Ma ei hakka seda siin puutuma, mis mul on. Veerud jah. Nii, viskame kuskile siia. Nii, võtan ühe veeru. Pluss lühikood. Nagu, lihtsalt kirjutan lühikood siia. Nii. Ja kopeerid selle sama siia. Olemas. Save. Leht on uuendatud, lähme vaatame. Värskendame. Kui ta nüüd sulle siukest trikki teeb, vaata, et ta pani sul tõesti mingi, mis font see on, siis see on sellepärast, et vaata, ta vaatab selle järgi, mis sinul saidil on. Kui sind häirib, mis ta siin tegi enne, mis ma näitasin, siis mis sa teha saad? Kui sa ei taha, et ta võtab kõik need samad globaalsed stiilid, mis sinul juba WordPressis on tehtud, siis sa saadki nii teha, et sa ütled selle ChatGPT-le seda, et sa tahad, et see oleks omaette. Nii need. Sest oletame, et sul teebki mingi katastroofi, mis sinna hea välja, sest lihtsalt sul on mingid fondid seal pandud, mis sa leiad, et sinu kalkulaatorile ei sobi. Siis siin peabki nüüd sükest asja tegema, et sa pead seda muutma siin. No sina ei pea muutma, tema muudab. Et ta paneb teised nimed siia, et sükesed nimed, mis sinul saidil ei ole. Et ta ei tekiks mingi konflikte seal. Siis ma ütlesin talle põhimõtteliselt probleemi, et ta muutis kõik fondid ja fondi suurused. Kuidas ma saaksin lisada, et ta on sõltumatu? Ta üks oma ette. Siis jah, ta panebki spetsiaalsed konteinerid siia need. Kui ma seda uuendatud kujul nüüd panin, ta on täpselt samasugune, kui ta mul siin on, jah. No ta pani mingit halli kausta ka siia taha, et kasti. Seda saab ära võtta ka kerget, nagu ma näitasin selle inspektiga. Paned ikka selle värvi, mis sinu seal taustal on või üldse võtad ära. Näiteks price calculator, et see ongi kogu kalkulaator ja ma võtan ära selle lihtsalt, kustutan lihtsalt ära ta siit niimoodi minema. Võta, mitte siit. Siit ikka. Price calculator oli või? Jaa, see siin. No võtangi selle taustavärvi ära. No niimoodi. Salvestame. No nüüd, kuna see taust ära läks, siis
me näeme ühte asja, mis no mind häirib, võib-olla sind ei häiri. Et see valitud teenust on laiem kui need siin. Sest ta on peale teenust, ta on siin omaette, siis ta läks siukeseks. Kuidas ma seda udu ära saan nüüd? Näiteks ma tahan, see udu oleks sama nagu need ülemised siin, et olekski piirjoon, et siis ma otsin üles praegu, mis selle piirjoone, kuidas ta nimi on? Border on siis piirjoon, et vaata, näe, ongi see. Et selle checkboxiga vaata saad testida, et mis asi, mis. Et siis ma kopeerin selle sinna endale, kopeerin ja siis ma tahan, et oleks siin ka, et ma nüüd inspektin seda. Selle nimi on actions, okei. Panen sellega siia. Näed, tuli. Et price calculator.actions on selle nimi, tema pani. Siis ma otsin üles, kus see on. Kas siit või juba siin WordPressis, kus iganes sa tahad sellega juba toimetada. No ma muudan siin kohe. Price calculator actions on selle nimi, jah. Tegelikult siin saad ka seda trikki, et Ctrl F vaata. Ja ta niimoodi, Ctrl F. Ja nüüd siin sa saad ka otsida üles seda kohta. Jah, siin. Võtan selle box shadow ära, ma ei taha, et seal udu, ma tahan, see oleks piirjooned, nii et ma kleebin selle sama, kopeerin siia, mis ma sealt kopeerisin, jah, sama asi. Box shadow võtsin ära, et oleks ikka ühtlase stiiliga, nii, samasugune. Nad on nüüd samal laiusel vaata, et see on, et need teenused võiks ka sama laiaks tõmmata. Muidu ise eneses, kui ma praegu inspektoriga vaatan, ta on responsive, see on hea. Vastavalt, mis seadmes keegi vaatab, vaata, ta hakkab muutma ennast suurusi. Muidu iseenesest kõik on nagu, töötab nagu ma tahan, aga lihtsalt see visuaalne asi on, jah, mis tuleb kogemusega. Ma saan seda kalkulaatorit veel omakorda ka siin muuta, et näiteks see kood on ise siin, on ju, aga näiteks ma, no nüüd see ei ole nüüd sellega seoses, mingi veebidisaini värk siin. Näiteks ma tahangi, et see konteiner, mille all ta on. See sa praegu võtsin, see on Spectra pluginiga. Vot see Spectra, ma kasutan ise neid, ma ei tea, mulle meeldivad. Kust valmis tehtud. Võtsin selle konteineri üles, mille sees ta on. Ja näe, ma saan nüüd sellega ka siin mängida, näed seda laiust määratleda, mis see võiks arvuti vaatest olla, näed arvuti ja tahvli vaatest. Ma saan ka veel muuta. Siis ma saan vaadata, kuidas see oleks telefoni vaata. Mul on kõik muu katastroof siin, jah, ma tean. Mul testimise jaoks, no, muudab küll. Salvestame, vaata, mis ta tegi siin üldse. Vaata, ma ei pannudki koodi siia. Paneme selle koodi ka. Ja saad seda taustaväri ka muuta. Siin, no kohe siin veebi ehitas, et näiteks tuledki style'i peale. Background, see siin, värv. Võid mingi pilti sinna alla panna hoopis videot, see iganes. No kaua sa vahed veel? Nii, salvestas ära, vaatame otsa, kus see uus tuli. Siin on. Et näed, nüüd panin selle tausta värvi ka siia juurde, et ei ole valge. Seda lühikoodi ennast lase muuta, et see konteiner, mille pead on, seda laseb küll. Panen mingit halli värvi praegu. Et nüüd on seda kasti ennast ka näha, et siis ei ole vaata see nii kahtlane, et need ei on nüüd samal joonel. Need siin, nüüd ta näeb siuke viisakam välja. No, juba. Okei, täitsa. Nüüd ta näeb tükki siit kahtlane välja, sest ma ise muutsin siin, ma ei tea, miks ma muutsin seda konteinerit. Seda ei peakski puutuma telefoni vaatest vähemalt. Ta võikski olla maksimum. Jah, maksimum. Siit ka tahvlist. Nüüd muidugi ma vaatan, et siin ei ole piirjoont, on ju. Siin ka ei ole, aga nüüd ma panin nendel kahele, et ma oleks pidanud. Et vaata oli hea, et ma panin praegu tausta värvi siia, et ma näen nüüd, mis see seal tegelikult oli. Et siin ma olen valgeks teinud kõik, siis ma ei pannudki tähele, et siin on veel üks mingid kastid. Aga no seda saab ka kiirelt ära muuta. Tegelikult ma saan kohe siin seda inspekti nüüd kasutada. Teen lihtsalt inspektsin. Saan kohe siit ka näha. Et ma ei peagi seda visust ühtjad siin kasutama tegelikult. Ma saangi kohe nüüd siin sättida ja siis kohe koodi muuta siin ka. Ja kui ma lähen nüüd back to code, tegelikult ma saan siin veel lisada koodi, et näiteks näed, see ongi see, mis ma praegu panin. Ta on praegu aktiveeritud, jah. Ma saan neid veel lisada siia, kui ma add new panen. No ma praegu enam ei hakka selle disainiga siin mängima, aga tegelikult ma saaks nüüd otsida üles, kus need numbrid on need piirjooned ära võtta, et nüüd ei sobi siia, kui ma tahan seda halli tausta jätta näiteks. Aga eks tema võtta seda visuaalset poolt ei taju, et seda sa pead ise kaasa aitama teda. Seletama talle. Ise ka kaasa mõtlema, mis on üks parem. Aga vaata, kasuta mugavuse, nii seda lihtsustamist ta saab küll aidata siin. Sa küsidki lihtsalt tema, et kuidas seda üks paremiks teha, vaata minimaalsemaks või kasuta mugavamaks või et oleks võimalik vähe klikke ja
et kõigepealt küsida temalt nagu mõtteid, et ära ütle talle kohe, et palun tee seda, on ju, muidu sa küsid temalt, ta paneb kohe seda koodi sisse, eks sulle ei meeldigi see mõte, mis ta tegi. Et enne üle küsida, mõtled kaasa, et ahah, jah, ja siis teed seda. Ja vaata, see ei ole see piir, et tegelikult ta võib igasuguseid huvitavaid veebiarenduse asju teha, et see kalkulaator ei pea siuke välja nägema. Et kui sul on midagi keerukamalt siin, et tõesti mingit tahad siukesi huvitavat funktsioone panna juurde nagu mingeid filtreid ja asju, et seda saab ka teha. Ja sa seletadki talle nagu inimesele põhimõtteliselt, nii kerge ongi. Mul on siin mingi, ta vaatab seda fonti, nende teiste fontide järgi, mis mul on siin pandud, seda saab ka muuta siit WordPressist ise. See nupp siin jah, minul on vähemalt, saan siit fonti muuta. Teiseks typography jah, muudame. No headings ongi see, näiteks panegi mingi sellise avalda, vaata mis ta teeb. Need sa muutis siit ka nüüd. Tegelikult see on päris hea, et ta niimoodi sama stiilis teeb nagu ülejäänud sait. Aga vahel poole sulle ei pruugi see meeldida, siis sa saadki öelda talle, et see palun tee see CSS ja kõik see üldse omaette konteineritesse, et see ei oleks seotud globaalselt nende asjadega, mis siin on. Ja vaata, sa saad, kui sind häirivad, ma ei taha selle kohanda sees olla, enam vaata lähme ära siit. Kui sind häirivad need vahed, vaata, siin on mingi väike vahe, siin on suure vahe, seda saab ka muuta. Ma lihtsalt praegu ei hakanud. Et seda saadki jälle inspektiga, vaata, ma näitan, kuidas sa tuvastad seda. No vaata, ma läksin hiirega peale, vaata, ta näitab seda rohelist ala, aga ta näitab seda oranž ala ka. Ja oranž ala on see vahemik. Ja seda saab muuta nüüd, kui ma vaatan margin. Margin on siin WordPressis ka, kui sa tegeled WordPressi, peaks vist aru saama, mis on margin. Et see ongi see, et vahemik, mis pooled, näiteks bottom panen siin mingi 50, näe nüüd ta võttis igalt poolt, ta ma ei tahtnud. Ta on kõik nulli. Et nüüd ta põhimõtteliselt paneb 50 pikslit kõrgemaks, näe, siin tuli mingi vahe. Ja ma saan vastupidi ka teha näiteks -50. Miinus. Nüüd ta on üldse nupust väljas. Näe, ma võtsin margin ära, näed see, et see liikus, et panen näiteks 10 siia, siis ta on nii, nüüd ta on võrdse vahega, vaata, mis see alumine, et nüüd ma vaatan, panin 10, ma pean siit ka muutuma seda 10 nüüd. Siit edit ja ma võtsin üles, et see nime, mis nimega ta oli? Service list. Vaata, kus on margin bottom on, panen 10 siin hoopis on ja siis ma võtsin siit ka, kus see margin on. Ja kui ei ole marginit, ma saan sellele GPT-le öelda lihtsalt, et kuule, et muuda see vahe väiksemaks, vaata, ma ei pea, kui see jätab meelde, et selle nimi on margin, saad talle öelda, et muuda margin. Sa võid öelda lihtsalt vahega. Näiteks mind häirib see ka siin. Näe, ongi oranžiga mingi suur vahe siin. No ma arvan, kõik oluline vast on nüüd öelda, et kuidas sihukesi kohandada asjakesi siia omale saiti võid kellegi teise saidile panna. See peagi kuskilt sisse tellima, et keegi teeb sulle, sest no ma ei kujuta ette ka tegelikult palju sihukeste asjadest makstakse, vaata, et sa saad täitsa ise siin teha või äkki tahadki õppida, et tahad teistele teha hoopis. Sest vaata, paljud ei viitsi tegelikult seda pulli siin läbi teha, mis sina praegu tegid. Aga no kui sa esimest korra võib-olla jah, on nagu, mis asja, kõik on nii uus. Aga kui sa teed teist korda, kolmandat korda, sa juba aru saama, et see ei olegi nii hull tegelikult. No vähemalt AI abiga on ju, kui sa teeksid ise nullis, see oleks jah, sihukene võtab ikka paar kuud enne, kui selgeks saad. Aga davai, tšau praeguseks. Eks me näeme veel kuskil uudiskirjas sotsiaalmeedias, kus iganes.